Presidentidel Arnold Rüütlil ja Lennart Meril ei olnud võimalik oma ametitunnust kordagi kanda, sest riigivapi teenetemärgi ketti ei hoita mitte Kadrioru lossis, vaid hoopiski Moskvas Kremli relvapalatis. 2007. aastal otsustas valitsus Eesti Vabariigi 90. juubeliks valmistada presidendile uus ametikett. Siin kasutatakse tänaseni masinaid ja presse, millede abil sai valmistatud ka esimene presidendi kett, mis anti üle Konstantin Pätsile 1938. aastal. Esimeses põhiseaduses oli öeldud, Eesti Vabariik ei anna autähti ja aumärk oma kodanikudele, välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal. Samuti ei ole Eesti kodanikudel õigust vastu võtta võõraste riikide aumärke ja autähti. Seadus ütleb, et riigivapi teenetemärgi kett on vabariigi presidendi ametitunnus, mis antakse edasi koos vabariigi presidendi ametiga. See on ainult ühes eksemplaris ja seda ei annetata kellelegi. Paul Luhteina kavandi ning Moskvas asuvast riigivapi teenetemärgi ketist tehtud fotode järgi valmistatakse ketilülide ümarplastilised mudelid. Kas siis, kui eelmist ketti tehti, kas siis kasutati pantograafi või ei kasutatud? Olid pantograafid siis olid olemas juba, jaa. Tootjad kaaluvad kogu protsessi peatamist. Hinnanguliselt oleks tootjad kannatanud kahju üle 90 000 krooni. Kulda ümber arvutatuna oli see 250 grammi. Nii, nüüd paneme siis nad väävelappesse, et puhtaks saada. Ja nüüd hakkavad need tükid kohe minema kollaseks. Vahepeal määret juurde, et saak paremini libiseks. Paralleelselt ketilülide valmistamisega tuli tegeleda ka ketilülisi tehtivate vääriskivide hankimisega. Tööpäevad on veninud pikaks ning keskendumist ja täpsust nõudev töö on pinged üles kruvinud. Väike äpardus päästab kogunenud emotsioonid valla. Raisk küll, seda oli just vaja. Kui 1941. aasta suvel puhkes sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel, võtsid Eestis Saksa vägede eest põgenevad punategelased muu väärtusliku kõrval ka riigivapi teenetemärgi keti Venemaale kaasama. Kindel on see, et selle tagastamiseks on vaja poliitilist otsust. Valsi keerutatakse, siis keerutad lihtsalt kaugel. President tänas valitsust, et leiti lahendus olukorrale, kus Venemaa käitub mitte euroopaliku tava järgi ning väldib varastatu tagastamist. See on kultuuri küsimus.